Oli kesköö. Artur kõndis pärast väsitavat tööpäeva koju. Äkki nägi ta, kuidas üks võõras mees sisenes naabermajja ja kus elasid ainult üksikema ja tema väike poeg. Artur kartis, et midagi kahtlast on teoksil ja hiilis tundmatule järele. Võõras sisenes magamistuppa ja tappis külmavereliselt õnnetu üksikema. Artur peatas võõra mehe ja algas äge kaklus. Võõras lõi Arturi uimaseks, sokutas oma püstoli talle kätte ja lahkus majast. Ta helistas politseisse, teatas mõrvast ja andis täpse aadressi. Artur toibus aeglaselt, kuid juba saabuski politsei. Kära peale üles ärganud väike poiss oli kohutavast vaatepildist šokis. Politsei viis Arturi kui mõrvari minema. Kuna kõik asitõendid tõendasid Arturi süüd, määras kohus talle eluaegse vangistuse. Vangikongi üksilduses, raudsete trellide taga, päeval ja ööl tundis Artur, et ta hakkab aeglaselt hulluks minema. Miks ma ei võinud lihtsalt koju minna, nagu tavaliselt? Mida ma oleksin võinud teistmoodi teha? Kas see kõik on minu süü?